Merilin, sinu lugu räägib armumisest, imeilusatest tunnetest. Räägi mulle, millise võluvõime annab armumine ühele inimesele? Millise võluvõime? No enda pealt oskan öelda, et kõik teeb palju lõbusamaks. Et nagu igasugused mingid väiksed asjad, mis tuleb päeva jooksul ära teha, need on tekkinud, kuidas ma ütlen, need on siis, ma ei tea, need on lõbusamad, ma ei oska öelda. Tavalised tööasjad muutuvad lõbusamaks. Jaa, tööasjad, reaalsed tööasjad. Sind on just tabanud selline mõnus tunne ja meie stuudios juhtus niimoodi, et sina käisid hommikul meil külas, siis käis Andrei meil külas ja juhtus siuke vahva asjad otse eetrisse ja Andrei tead, et sa oled saladuse välja lobisenud. Milline oli see teie vestlus pärast sellist paljastust? Meie vestlus oli väga tore. Selles suhtes mina olin just sellesama Eesti Laulu lavashow proovis sellel hetkel ja inimesed tulid mu juurde mingi õnnitlema ja olid nagu, et mis Andrei, mis asja, ma olin nagu, millest te räägite? Et ma ei teadnud ju, et see nii-öelda avalikkusele tuli kohe ja siis saime kokku ja siis nad olid ise ka filminud seal Sky Raadio stuudios behind the scenes ja siis nad näitasid mulle seda. Nii et keegi vitsa ei saanud? Ei, keegi vitsa ei saanud, pigem oleme õnnelikud. Aga kuidas see on, et kas see segab sind kui artisti nüüd, et meedia tunneb tähelepanu selle vastu, mis seal lava taga ikka toimub, mis suhted sul Andreiga on või on see pigem nagu kasuks tulnud, et inimesed nüüd räägivad sinu isiklikust elust ka? No ma arvan, et pigem toob kõigile fännidele sellist põnevust ja ma arvan, et see on vajalik ja minu jaoks on see mega fine ja olen ka harjunud sellega, nii et minu arust see on just äge.